Norbert Hurt Premium-liiga 23. voorust 2-2 viik Infonetiga. Kui palju halle juukseid täna juurde said? Noh, võib-olla mõni küll, et selles oli mäng raske, aga teada on, Infonet on tugev. Seoga on seda näidanud, seda ma juba teadsin eelmuu aeg, et nad on tugevad ja oli raske mäng, aga kurb on see, et me nagu ikkagi alustasime ise nagu lohakalt, ei olnud seda agressiivsust piisavalt ja otsused olid nagu kiirustatud, nii et andsime ikkagi ise neile momendid kätte, mida nad suust 2 letti. Kuni selle 1-2 väravani oli see võib-olla tõesti meie üks hooaja kehvemaid esitusi üldse, et kindlasti seal oli mitmeid momente, millega sina rahule ei jäänud, et mis need peamised võisid olla? Kui ma isegi niimoodi ütleks, ma ütleks, et kehvema, et selles mõttes, et vastane oli ära momendid. Vastane, ütleme, Monuccio värav on ju, me tegime veerand tundi, ütleme, oli pealt olekut, aga me suutsime teha korrektuurid õiged. Suutsime mängu sisse saada ilusti, tegelikult juba esimene poolaeg me juba hakkasime otsima loogiliselt seda väravat. Teine poolaeg olime juba tegelikult algusest peale ikkagi selles mõttes mängus sees, et oli näha, et me hakkame Stiiverist rohkem võtma. Aga jälle rumalad otsused pigem olid, mis tingisid värava, millega ma ei ole rahul, on see, et ega see öelda, et meeskond halvasti häälestas, aga see nõudis grammi võrra paremat häälestust, paremat konstratsiooni duellidesse minekul, söötudel. Eks meil on ka raskemaks sellega, aga samamoodi info, nii et selle tõttu pigem ütleks, et oli niisuguse detaile. Infonet on tugev meeskond, tuleb auanda, et Andrei Pustav on väga kõvad tööd teinud ja pigem oligi niisugune tugevate heitus ja seal on see mäng pisasjades kinni. Teine pooleks suutsime oma otsustega selle mängu tagasi tulla ja ma arvan, et see oli niisugune tugev võitlus, kahelt tugevalt meeskond. Maksim Kussev, meie jokker vist Infoneti vastu, et me peame olema kaotusseisus, et siis kui sa meid nii-öelda aitaks ja Kastanit tulest välja tooks? Siin oli palju detaile, mis võib-olla kordusid. Juba seegi, et läksime teistmoodi mängima, võtsime Rähni välja. Samamoodi see, et ikkagi tegelikult andsid juurde Kase Sapinen väga kõvasti mängule, et Kase hakkas eest välja võitma ja Sapinen suutsid palju üleval peal hoida, nii et ma arvan, see kogu meeskond ikkagi lõpuks andis endast kõik, et seda mängu võita, aga paraku jäi natuke puudu. Lõpus oli tõesti siin päris mitmeid häid võimalusi mäng ära võita, et natukene täna ei puudu. No ongi, mida see meeskonnaga mõista antud tegelikult, et selle lõpuga me näitasime seda, kui kehvasti me alustasime. Et ei saa öelda, et meil on sellist särtsu ja jõudu sees, pigem on see, et me ikkagi läksime mingis mugavustsoonis sinna mängu sisse. Ja tegelikult me veel rääkisime sellest meeskonnaga ja oleme juba varem maininud seda, et siin on vaja oluliselt rohkem vastutust endale mängus. Ja eks see on selge, et kui sa oled nii palju järjest edukas olnud, siis võib-olla kohati kipud unustama seda ja praegu niisugune mäng oli väga tähtis mäng, kus näitas seda, et tuleb ikkagi oluliselt rohkem juurde. Kuidas see praegune väga soe kliima Eestimaa jaoks on mõjunud? Arvestame ka seda, et meie mängisime 2 päeva hiljem kui Infonet eelmist vooru. Ei, kindlasti ta jätab oma jälle, aga teistpidi see, et kas tuleb arvestada sellega, et praegu ma arvan kõigil on ühtemoodi on mingis mõttes selles raskem, et ega sellise kuumaga väga palju õpetada ei saa mängida, et peas seda hapnikku nii palju pole ja pigem tehakse tööd sellega, et seda hoida füüsilist joont rohkem. Et mingite ideedega tööd teed, aga trennis juba näed, kui palju tuleb lohakaid eksimusi just selle kuumust, et sul pole see otsustusvõimet nii palju. Et eks ta ikka mõjutab seda mängu, aga samas see on kõigil võrdne ja täna ikkagi juba oli ilm parem ja mängiti niisugune hea tempoga mäng. Täna päris palju rahvas ilmselt vähemalt meie fännid lõpus jäid selle võitlusega rahule, et mis sa sina nendele ütleks? See on jalgpall selles mõttes, et ega muidugi me tahame võita ja ilmselgelt me alati oleme ise kõige suuremad võidunõudlejad, aga kui sa 2-0 pealt tuled tagasi niisuguse võitluse tahtmise, kus mängijad lõpuks on pikali maas ja nendest kõik kanname, siis tuleb leida need positiivsed nooti, millega edasi minna ja ma usun tõesti, et meeskond ikkagi näitas seda sisu, millega minna juba järgmisse mängu tugevalt sisse. Ega see järgmine mäng meile kergem ei ole, et Kadriorus Nõmme Kaljuga kaitses on nüüd päris suured probleemid, kuna Karol Mets on nüüd 4 kaardiga väljas. Neid on jah, eks me oleme arvestanud sellega, et meil on päris palju mängid piiri peal ja eks siis tuleb vastavalt selle teha omad otsused, nii et eks me saame olema ikkagi Nõmme Kalju vastu valmis. Aga lõpp ja kõik ja täna ikkagi väga väärtuslik punkt, mis hooaja lõpus võib olla oluline, nii et aitäh sulle. Absoluutselt jah, aitäh.